Et tänase webinari mõte on siis anda selline üldine ülevaade erinevatest finantsinstrumentidest. Et ma alustan dollariindeksiga, et dollariindeks on teatavasti üks peamised indikaatoreid, mis siis näitab investoritele ja kauplejatele siis võimalikke trende. Et dollar on teatavasti reservvaluuta ja investorid üle maailma jälgivad dollariindeksit väga lähedalt. Praegu ma olen siin peale tõmmanud mõningad trendijooned, mis paistavad nii-öelda üpriski tähtsad olevat. Et siin üleval ma olen need tipud ära ühendanud, siis siit 2008 põhjast üles liikunud nii-öelda selline korrektiivne trend, ma ütleks, et selle olen siit nii-öelda joonega ära toetanud ja praegult oleks siis hästi näha, kuidas tegelikult hind on sellest samast joonest alla murdnud. Et see siis dollarile, kui me nüüd lähemale läheme, siis kui me vaatame, mis siin praegu toimub, et me oleme täpselt siit läbi murdnud ja praegu eelmine nädal siis lõpetasime selle sama trendijoone all. Et see on üpris huvitav koht tegelikult tuleviku silmas pidades, et mis nüüd edasi saab. Et kas sellel joonel on siis mingisugune selles mõttes paikapidavus, et kuna ta nüüd reageeris nii-öelda toetustasemena, siis kuna see on läbi murtud, siis peaks edaspidi reageerima nii-öelda vastupoonu tasemega ehk kui ennem oli ta põrand, siis nüüd võiks olla ta nagu lae seisuses. Et järgmine nädal saab olema huvitav, et saab näha, kuidas siis dollar reageerib, et kas me näeme siit müüki tulemas. Ühtlasi on ka 21 nädala liikumise keskmine siin. Pean hästi näha, ma teen selle graafiku suuremaks. Et seda me ei ole veel päris ära testinud, aga samuti võiks olla see siis selline vastupanu tase, kus võiks siis seda müügi suuret näha. Huvitav, aga kui me vaatame nüüd suuremat nii-öelda pilti, siis on üks variant on siin, et meil on tegemist siis nii-öelda lapiku formatsiooniga. Et meil on siin A, B, meil võiks siis olla alla liikuda C on ju, ja peale seda siis dollar siis üles edasi näiteks. Et see on nagu üks variant, mis on kindlasti laual. Samuti võib see sama liikumine, mis siit alla tuleb, kui see on see, et ta võib ka tulla sama selle jooneni välja nagu. Et see oleks nagu selline üks nii-öelda siht, kuhu võiks siis näha dollarit liikumas, kui me räägime dollari langusest. On ka olemas variant laual, et see, mis on vähem tõenäoline, et praegu see dollari C-laine ongi läbi ja siit samast algab näiteks üles liikumine. Et siin on väga palju erinevaid nii-öelda stsenaariumid on laual, aga me peame lihtsalt vaatama, mida nagu turg edasi teeb. Et praegult tuleb lihtsalt oodata järgmist informatsiooni. No siin on ka veel, ütleme, on ka sellised variandid, et tegemist on siis mingisuguse nii-öelda kolmnurgataolise asjaga, et me jääme siia sisse nii-öelda, et meil tuleb siis see ABCDE nii-öelda. ABCDE, meil võiks olla midagi sellist. Ja siis on see nagu trendi jätkav nii-öelda kujund, ehk siis kokkujooksev kolmnurk. Et ka see on variant siin. Et see on päris palju erinevaid variante laual tegelikult. Ehk siis aeg näitab, et milline neist olema saab. Okei, liigume siis, ütleme, et
dollaril on nagu mitu varianti siis. Kas me siis konsolideerume, tuleb üles trend edasi, mis viib siis ülejäänud asjad alla, on ju, et raha läheb cashi või meil on siis tugev C-laine alla. Et me näeme siit rohkem niisugust alla liikumist, on ju, ja siis tugev bull market nii-öelda indeksitele ja kullale ja krüptole. Et eks aeg näitab. Lähen siis järgmiste asjade juurde. Euro osa dollar. Põhimõtteliselt on see dollari indeksi nii-öelda peegelpilt. Kui me seda niimoodi vaatame, et ta on tegelikult, kui dollari indeks läheb alla, siis üldjuhul euro osa dollar läheb üles. Et jällegi ma crunch'in selle graafiku kokku ja vaatan nagu sellist nii-öelda suuremat pilti siin. Et siit on hea vaadata lihtsalt, paneme 2 paralleelset joont. Siit sama dollari indeksil mul oli üleval, siin ma olen all, et paneme selle kanali siia paika. Et praegu, ütleme, et siuke üldine pilt, et et kui me sinusoidi joonistame, siis võiks nagu midagi nukest. Selline, kui dollar läheks nagu sinusoidis alla, siis see euro dollar läheks nagu üles. Ma näen nagu pikemas pildis, ma näen ikkagi nagu siit tegelikult ikkagi nagu, et see on ikkagi tõusutrendil. See sama graafik, et läheme siis, mis siin lähemalt võiks toimuda. Esimene impulss on meil siin, võib-olla uuel trendil, siis võib-olla siin nagu B-laine on ja et kas meil siis siin toimub siis kuskile maale nagu, ütleme, et esimene target kuskil on mingi C-laine, et see võib uue trendi algus olla näiteks. Suure trendi on, et siia tuleb otsa mingisugune pikem konsultatsioon. Me räägime praegu nädala graafikust, et see on väga nagu, ma räägin, et see pilt võtab, et see lahti rulluks, nagu see võtab meeletult aega, et ei ole nagu mõtet arvata, et see toimub üle öö, need liikumised. Et tavaliselt need impulsid ja juksed järsud trendiliikumised on kiired on ja, aga need korrektsioonid, mis siia vastu tulevad, euro USA dollar on, et siin on näha sellist suhteliselt trendikat liikumist on, siit üles. Et vahepeal see korrektsioon, mis siia tuleb, see võib väga kaua aega kesta, et see võib aega võtta, kui meil on praegu päevagraafik, see võib siin aega võtta järgmise aastal, selle aasta lõpuni kas või näiteks. Et ennem kui siin hakkab järgmine mingisugune ülesse liikumine, et need ajaliselt võtavad kaua aega, et kui neid kaubelda nii-öelda, neid instrumente, siis tuleb ka arvestada sellega, et kui sa mingi pikema positsiooni võtad, siis sa pead olema valmis ka ootama. Ja muidugi küsimus on, kus sa selle positsiooni võtab, et ajastama selle hinna nagu täpseks enda jaoks. Praegult euro USA dollari juhul kindlasti on siin on teatud tasemed, kui me kasutame FIBO tööriista ja mõõdistame selle samase praeguse liikumise, siis meil on 50% on siin näiteks. Et on küsimus, et kas see hind võiks siia siis selle peale tagasi liikuda. See ei tähenda muidugi, et see sama impulss on siit lõppenud, et see võib alati ka siit ülesse poole liikuda ja siis see korrektsioon alati. Me ei tea veel seda. Aga point on selles, et kui me tahame nüüd seda osta näiteks pikemas perspektiivis euro USA dollarit, siis me ootame ära, kui meil on see korrektsioon, mis siia otsa tuleb, on lõppenud. Et kui me saame siit mingisuguse konkreetse formatsiooni kätte ja see kinnitab meile, et järgmine nagu laine üles on alanud, et praegult oleme tegelikult lühiajalist kauplemist saab siin teha, aga ütleme niimoodi pikas perspektiivis me oleme praegult ootame uut informatsiooni. Nii, mis siin on, meil on nael. Need on kõik, mis dollari vastu on sellised, kuidas öelda, nad on kõik nii-öelda, kui euro osa dollar läheb üles, siis pikemas pildis läheb ka see asi üles. Siin on tegelikult isegi näha sellist korrektsiooni nagu, et me võime vabalt olla siin ka mingi korrektsiooni lõpetada, võime alla liikuda. Et juhus, kui dollar näiteks nüüd läheb üles, siis see kinnitaks seda, et
meil on võimalik siit nagu toimub nii-öelda shortimine. Jah, no raske öelda, kas siin on nagu 5-laineline C-laine ja hakkas uus allatrend või on see uue ülestrendi algus nagu, et siin on jällegi informatsiooni vähe nagu, et natuke rohkem informatsiooni on vaja, et siin mingeid otsuseid teha. Et praegult nagu mina ei näe siin konkreetselt mingit positsiooni hetkel. Austraalia dollar väga huvitav, kuna ma just kuulsin, et kuld on kindlasti üks teema ja kas nad mitte ei leidnud Austraalias mingisugust kulla soont või kui ma ei eksi, siis see Austraalia dollar, vaatame selle suurt pilti ka, kandsime kokku, et kas meil võib olla siin, no meil on näha, et meil on päris tugev impulss tegelikult üles toimuda Austraalia dollar. Et vaatame siis nagu, et see on aastas siis, see ongi siis peale selle koroonakriisi, siis nagu kõik teised assetidki on siis teinud oma esimese impulsi üles. Et praegult me võiksime olla siis korrektsiooni nii-öelda alguses. Või, siin on väga hea point tegelikult, et vaatame seda, mis on nagu toimunud, et meil siiamaale nagu impulss, me võime olla ka korrektsiooni lõpus ja see ongi see koht, kus tegelikult tuleb nagu aru saada, et ma vaatan, kas meil on kedagi veel, ei ole tulnud. Nii. Meil tuleb aru saada, millised korrektsioonid on nii-öelda võimalikud. Et ütleme, et kõige tavalisem korrektsioon oleks siis impulss on ju, ja ütleme A, B, C korrektsioon all on ju. Et see on nagu selline nii-öelda klassikaline korrektsioon, mida kõik ära tunneksid, ja siis hakkab uus nii-öelda trendi liikumine. Siin on variant, et see teise laine korrektsioon on läbi juba või ehk on lõppemas. Ja ma tahan lihtsalt näidata, et milline see on. Et selline asi nagu on, inglise keeles on running flat. Et need on flat on lapikud korrektsioonid ja siis running on selline, kus nii-öelda B-laine teen siin ära ka, ütleme, et see on A, see B-laine läheb trendina edasi. Et ta läheb hoopis ülesse poole edasi ja siis see C-laine jookseb tagasi. Et ta näeb hoopis selline välja. Et ta on hoopis selline formatsioon. Selle asemel lihtsalt ole selline, ütleme, tavaline ABC on ju, et tuleb A ja B läheb hoopis üles. Et siin on suur tõenäosus, et tegemist on running flatiga ja see on omakorda tegelikult väga nagu tugeva tõusutrendi nii-öelda märk. Et mis annab veel kord kinnitus sellele, et meil võib olla tegemist dollari langusega siiski. Ja ees on meil väga tugev nii-öelda bull market siis nii-öelda vastas assetitele. Ehk siis, ma jõuan nende teiste asjadeni ka, et maavarad ja nii-öelda aktsiaindeksid ja muud. Aga Austraalia dollar jah, et siit 1, 3, 4, 5 üles ja ABC alla, et see ei pruugi veel läbi olla, et siin võib tulla veel mingisugune osa talle juurde ja see võib kesta kauem. Et ta võib ka allapoole liikuda. Et seda võib ka siiamaale välja tulla. Et see ei ole veel nagu kinnitatud. Aga kui me ütleme, et kui me räägime strateegiast, ütleme, kui toimub mingisugune nii-öelda tugev liikumine ülesse ja siit me saame mingisuguse lipu, siis on variant osta. Lähen edasi. Sama lugu, et kõik need valuutapaarid tegelikult on see pilt on nõksa teistmoodi, aga nagu näed, siin on jällegi üks nii-öelda kinnitab teist. Et kas siin on sama asi, et siin on mingisugune korrektsioon on ja siin võiks olla samuti näeme korrektsiooni on ABC on ja ABC, et see võiks omakorda nagu anda 1-2 nagu. Et jällegi mina näen siin ostmist, kui toimub hea ülesse minek, tuleb lipp, jällegi võimalus osta. Siin on siis USA dollar, Šveitsi frank, et jällegi ootame siin infot, et küsimus on selles, kas meil on tegu siin dollari uue trendiga või on see lihtsalt korrektsioon.
et see ei paista, see sama ostuküünlad, mis siin on, need ei paista tegelikult eriti, nad ei paista nagu nii, kuidas öelda, veenvad minu jaoks. Et nad on sellised suht nagu tehised, et kui seda liikumist vaatad, see ei ole väga tugev tõusutrendi liikumine, et on sellised väga palju vardaid on ja see hind nagu on kunstlikult üles viidud, et ma pigem näeksin, võib-olla siin tuleb mingi pikem külg. Eks see aeg näitab, missugune formatsioon siin võib igasuguseid variante tulla, et see võib siin külgsuunas liikuda mingisugune järgmised kuu aega veel, et mingisuguse kujundide ühesõnaga annab lõpuks, et seda näitab aeg, et siis saab teha ka otsuseid, et mis kujund see on ja mis suunale ta nii-öelda viitab. Siis kohe edasi. USA dollar, Kanada dollar. Okei, siin ma isegi analüüsisin nüüd eelnevalt natukene, et vaatame, see on natuke sigri-migri, aga ütleme, et kui meil on siin juba impulss olemas, siis me vaatame praegu, mis toimub selle samase impulsi sees, et see sama korrektsioon. Et see on kõik aeganõude protsess, praegu meil on nädala graafik. Et ma mõtlesin seda, et kõigepealt me vaatame seda infot, mis meil on kindla peal olemas. Kindla peal olemas meil on siin, ütleme, ABC liikumine. See on väga hästi näha, et on impulss, korrektsioon, impulss. Et siis ilmselgelt jääb see ajaliselt liiga lühikeseks, et lõpetada kogu seda korrektsiooni, mis siis võiks selle pika laine vastu olla. Et ilmselt on see korrektsiooni nii-öelda üks osa, 1/3 näiteks. Et kui siin on ABC, siis see paistab ka väga ABC moodi, et A-laine, B-laine ja terav C, nagu näha üles. See võiks siis olla korrektsiooni teine osa, ja siis see kolmas osa, mis praegu toimub, võiks siis olla mingisugune C-laine alla. Tõmban siit need asjad maha. Et see korrektsioonis võiks siit ülevalt on täpselt nii-öelda ära testinud selle tipu. Et nüüd küsimus on, et kas me tuleme siia nii-öelda ja meil on siis selline korrektsioon, lähme üles edasi on ju. Või siis on variant, et see tuleb veel allapoole. Et see C-laine antud juhul võib tulla tegelikult selle sammuse nii-öelda põhja veel ära murda. Paneme FIBO tasemed siia peale. Ma toome näiteks, et on variant, et ta murrab selle 50% ära, tuleb siia 61 peale. Et see variant olemas, aga kindlasti peale seda ma ootan siit dollari tõusu. Et peale seda suurt dollari langust, kui see ka on, siis kindlasti ma näen, et dollar läheb veel väga tugevaks. Et ilmselt siin tulevad need digitaalsed, nii-öelda digitaalne dollar või nii-öelda krüptodollar. Ta juba on olemas tegelikult. Et tuleb aeg, kui inimesed võtavad profiteid ja lähevad cashi tagasi. Et see on nagu üks, mis kindel. Ja jällegi dollari indeksiga oli sama lugu. Et see on nagu samasugune pilt nagu dollari indeksil. Siin me juba testisime selle 21 nädala selle ära. Ja nüüd on jällegi hea küsimus, et turg varsti avaneb, et mis meil edasi saab. Kas meil hakkab üles trend või siis tuleb siin väikene nii-öelda korrektsioon ja lähme alla edasi. Et rohkem infot on vaja, et nüüd teha mingid otsused siin, aga praegu on päris hea resistants on selle taseme juures. Et siit võiks müüjad nii-öelda tulla. USA dollar, Jaapani yen. Siin ma näen erinevaid variante, et jällegi siin võiks dollar nagu tugevneda Jaapani jeni vastu. Vähemalt lühiajaliselt, et siin on meil impulss on ja siin sees on korrektsioon, et see annaks teise impulsi ülesse ja siis veel üks impulss alla selle impulsi vastu, et see lõpetaks siis nagu sellise nii-öelda selle suurema korrektsiooni siin, mis on siis selle impulsi vastu. Et siin A, B, C, mis annab siis B-laine ja siis C alla. Meil on ka variant seda, et see A, B on siin ära ja see C failis siin.
ja lihtsalt hind lihtsalt läheb siia hopp alla ja siis hakkab üles minema, et see on ka variant, et jällegi ei ole väga nii-öelda kaubeldav, minu jaoks väga kaubeldav nii-öelda koht, et siin on väga palju segast liikumist, et oleks vaja mingit konkreetselt liikumist, kas siia üles, et võib-olla müüa või siis siia alla nii-öelda nii konkreetselt alla liikumist, et siis hakata üles liikuma, et selline ebaselge paar minu jaoks. Siin jällegi euro ja naela paar. Meil on impulss, kas siin on siis tegemist mingisuguse korrektsiooniga, on see juba läbi, reaalselt täiesti võimalik. Ma näen siit uut impulssi, et jällegi vähe informatsiooni, et teha mingisuguseid konkreetseid otsuseid, et vaatan kähku üle. No igal juhul siin sees midagi toimub, et meil on variandid on laual sellised. Võime siia üles liikuda, see on nagu resistance ja siin all on support, et siit võib tulla ka nii öelda flat, lapik. Et jällegi, ütleme lühiajaliselt oleks justkui, siin on kindlasti ostukoht, et meil tegemist on mingisuguse korrektsiooniga, kas siit üles edasi, et siin on kindlasti saab mõelda, lühiajaliselt saab mõelda ostmisele, et kui murrab võib-olla siit joonest üles, et siis, kuidas kellegi strateegia on, et jällegi ma ei lähe sinna strateegiasse, et vaatame lihtsalt. Fakt on see, et siin on toimumas nii-öelda konsolideerumine, et hind otsib oma keskmist, et enam kui ta hakkab siis järgmist impulssi tegema. Esimene impulss on siit olemas ja paistab lipu moodi. Et nii palju valuutapaaridest ma nende teiste väiksemate paaride juurde lähe, et ma need põhipaarid vaatasin ära. Nii õli, vaatame õli suurt pilti. Suures pildis siis nii-öelda Inglismaa õli või toornafta või kuidas iganes on. Näeme siis siin seda suurt nii-öelda korrektsiooni, mis selle sama impulsi vastu oli, mis toimus siis nii-öelda aegade algusest saati. Et ma näen, et see on lõppenud, see sama korrektsioon, see on kaheosaline. Ma selle sisse väga ei hakka minema, seda ma rääkisin tegelikult seal Ellioti laineteoorias, aga see on jällegi üks hea indikaator, mis võiks tegelikult anda kinnitus sellele, et toimumas on siis uus nii-öelda trend ja mis on siis dollari vastu. Et dollar siis läheb nagu alla ja ülejäänud assetid lähevad üles. Et see annaks nagu jällegi kinnitust ka nii-öelda teiste asjade ülesse liikumisel, et kuna õli lõpetas oma korrektsiooni nii-öelda, siis õli on nagu uues trendis nii-öelda ja hakkab ülesse liikuma. Siin vaatame siis, kuidas see kõik algab. Trend algab tavaliselt ABC formatsioonil. Et küsimus on, kas me alles teeme A-lainet. Siin on variandid sellised, et meil on impulss olnud ja jällegi on siin, kas meil siis selline korrektsioon ehk siis A, B, C on ju, mis siis annab nii-öelda valmisoleku järgmiseks liikumiseks tugevalt üles edasi. Siin tegelikult me näeme juba siin samas sees nüüd see, mis on edasi toimunud. Et siin võib olla samuti 2 taset, et siin on ka juba järgmine impulss käes. Et siin on lühiajaline ost võib olla, et korrektsioon on siit. Võib-olla saame siit ühe alla veel on. Aga see ei kinnita seda, et see hind ei võiks allapoole tulla. Et seda selles mõttes, et siin võib olla lihtsalt niisugune lisaosa ja me saame veel siia mingisuguse asja otsa välja, mis toob siis selle hina näiteks siia maale. Et see korrektsioon võiks olla veel pikem, et praegu ei ole veel kinnitust, et millega on nagu tegu. Et jällegi strateegia, kuidas kellegi strateegia on. Aga üldises pildis on see kindlasti näitab tõusu. Ja ma usun, need on tasemed, kus on nagu võimalik isegi võtta nii-öelda pikemaajalised positsioonid. Et
et vaatame nüüd nagu suuremat pilti, siis idee järgi peaks õli hind minema kõrgemale kui see tipp. Me pärast vaatame siin 149, mis oli kõigi aegade tipp, on ju, et ja mitte natuke kõrgemale, vaid ma eeldan ikkagi oluliselt ülesse poole siit, et selle uue trendiga. Mis see nii-öelda fundamentaalne põhjus selleks on, seda on väga raske öelda, et üks asi, mis õli muidugi kalliks teeb, on sõda, et väga loodan, et see ei ole see põhjus. Aga eks aeg näitab. USA õli, no põhimõtteliselt sama lugu. No siin ei ole mul kogu seda hinda, et õli läks miinuse. No reaalselt tehnilise analüüsi järgi, et teine laine ei saa minna. Teine laine, et kui meil on siit algab esimene laine, ütleme nullist, ja siis meil tuleb see teise laine korrektsioon, siis tegelikult ta ei saa allapoole esimese laine algust minna, et ta ei saaks nullist. Et see on nagu, no ta on täpselt nulli läinud põhimõtteliselt. No, ma isegi ei kujuta, et kas ta nüüd läks täpselt nulli või on ta, no siin graafikud näitavad erinevalt osade peale. Miinus, ikkagi miinuses, et seda infot ma nagu nii-öelda, noh, ma seda ei võtaks seda varrast, et see oli selle futuuride börsi nii-öelda mingi põhjustatud liikumine. Et ülispildis ikkagi võiks olla see kas B-laine või teine laine, et edasi siis üles liikumine ja ilmselt üsna tugev. Õlid on mõlemad suhtes sarnased, noh, suures pildis tegemist gaasiga, gaasigraafik. Et ühendasin mõned tipud ära, praegu jällegi gaas samamoodi tegelikult üsna nii-öelda bullish. Et järgmine resistant siin üleval. Et siin oli esimene lipp. Noh, kust oli võimalik siis osta, on ja siin on järgmine korrektsioon, et järjekordselt, et võib-olla, noh, kuidas kellegi strateegia on, et tuleb jällegi impulss, korrektsioon, et mingi aeg, ütleme niimoodi, kui see impulss on näiteks läbi ja me räägime edasisest ülestrenist, siis tuleb pikemaajaline nii-öelda suurem korrektsioon on kuskil lõpuks otsa mingisugune, et mis kestab aega. Seal on võimalik siis, no kui tuleb selline stsenaarium, siis on võimalik nii-öelda võtta pikem positsioon nii-öelda gaasi osas. Okei, lähme siis edasi kuld. Väga huvitav, väga huvitav. Kuld on väga huvitav selles mõttes, et siin on selline küsimus minul. Et kui me räägime siis sellest pildisse, kas keegi räägib, okei, mina räägin, kas te kuulete mind endiselt? Okei, mingi sain oli, ma võtan korraks selle ask on mute. Ühesõnaga, te võite ka vabalt rääkida, et praegu on 2 inimest sees. Et ühesõnaga, ma kuulen sind igastes. Väga hea. Kuld, see on kõigi nii-öelda, kõigi ühine huvi, et mis teeb kuld praegusel ajal, et see peaks olema ju see asset või vara, mis siis nii-öelda kaitseb investoreid siis selle nii-öelda kaose vastu. Aga no, fakt on see, et tegelikult kuld, nagu kõik teised, liiguvad ikkagi üldiselt korrelatsioonis, et kui dollar läheb alla, siis kuld läheb üles. Kuld on nagu dollari nagu vastand. Et tegelikult ju ajalooliselt me teame, et dollar ju tehtigi tegelikult kulla standardil, aga noh, see kaotati ära. Et praegu siis nii-öelda, nad ikkagi nii-öelda toimivad üksteise vastu, et kuld on nii-öelda selline hedge asset nii-öelda inflatsiooni vastu, et kui dollar läheb siis alla, siis kuld üles. Aga üks küsimus, et vaatame siis nagu suuremat pilti. Siin me näeme kindlasti ära, et siin allpool, et siin on meil mingi pikem korrektsioon toimunud. Ja siis on hakanud üles see trend.
siin on toimunud trend siis kuni siia tipuni. Et sellise pika liikumise peale, mis on kestnud siis aastast 2001, kuni siis aastani, no ma isegi ei näe, minust on see 2008. Et kui hakkas see nii-öelda bear market, siis see korrektsiooni osa, mis siin on, paistab ilmselgelt lühike. Et see oleks nagu ainult 1/3 sellest korrektsioonist. Ma räägin sellest liikumisest siia alla. Et see võiks olla A-laine, et ma ei näe ära, et see oleks nagu justkui nagu B, et see võiks olla ainult A-laine. Et siis küsimus, et kas siin on tegemist B-lainega? Ja kas see on see sama running flat formatsioon, kus siis see B-laine siis läheb kõrgemale sellest A-st. Et siin on nagu erinevad meetodid, et mõõdistada ära nagu, meil on running flat ehk jooksev lapik ja siis on expanded ehk laienenud lapik. Et nende vahe on selles, et me mõõdistame selle, ma näitan selle A-laine uuesti ära, ma natukene lähen siin jällegi tehniliseks. Ütleme, et kui see on A-laine, siis seda A-lainet me saame mõõdistada niimoodi, et ma võtan selle Fibonacci nii-öelda laiendus tööriista, alt fikseerin ära, lähen ülesse, fikseerin ära, tõmban alla tagasi. Ta laiendab mulle need protsendid siia ülesse peale. Ja selle running flati nii-öelda target on see 1,618. Ja siis tuleks see laine alla, mis on siis üldiselt nii-öelda sama pikk kui see A-laine. Võin seda A-lainet kopeerida siit. Ma kopeerisin seda ka siin. Et ühel hetkel ma näen väga teravat nii-öelda kulla alla liikumist. Teine variant on see, et meil on siis see expandid nii-öelda, et ta lihtsalt läks sellest tipust kõrgemale natukene, ja tegemist on siis, tuleb siis tugeva alla liikumisega, mis annaks siis, kui dollar läheb nüüd üles, siis see kuld võiks minna kas siia alla põhjani või isegi veel allapoole, mis on vähem tõenäoline. See on tegelikult vähem tõenäoline, aga on variant, et see on juba alanud ja see langus kestab aastal, et kui me näeme, et investorid ja nii-öelda meedias igal pool hakatakse nagu rääkima, et kuld läheb üles ja dollar kukub kokku ja kõik see sentiment muutub nagu nii-öelda rahvas läheb nagu just selle poole peale, et hakkavad jubelalt kulda rabama, siis tegelikult midagi on kahtlast. Et seda tuleb nagu aru saada, et siis just tavaliselt tuleb nagu rahva vastu minna ja hakata mõtlema, et okei, et võib-olla hoopis midagi on muutunud, et võib-olla, kui sa graafikuid vaadad, siis sa tegelikult näed, et siin on variandid laual, et meil on tegelikult tulemas see C-laine alla, ja kui see praegult algas, siis ta tegelikult võib minna üprisma allapool tegelikult see kulla hind, et ma ütlen, see on väga vähe tõenäoline, et see niimoodi on, ma rohkem kaldun arvama, et kui meil on tegemist ikkagi nende bull marketitega teiste asjade suhtes ja dollar langeb, siis vähemalt see tase või siis see tase nagu. Aga peale seda siis ma näen ikkagi viitelainet alla, et see paistab küll nagu B-lainena, et see on väga nagu ebaselge siin liikumine. Et see paistab nagu sellise B-lainena, et siia ülesse siis. Ja siis tuleb 1, 2, 3, 4 C-laine alla ja siis toimub tugev, et selge on see, et tuleviku silmas pidades aastate jooksul ikkagi see kulla hind läheb kallimaks. Et trend on ikkagi üles ja see trend ei ole kaugelt läbi, et siin tulevad väga tugevad liikumised ja see kulla hind läheb ilmselt veel nii kõrgele, et keegi ei oska isegi ette aimata. Et kui me räägime investeerimisest, siis ikkagi, kui sa ei kauple võimendusega, siis ikkagi investeerimises, igat pidi need hinnad on tegelikult madalad võrreldes sellega, isegi kui see kuld läheb nüüd, ütleme, selle C-lainega, ütleme, teeb selle nii-öelda tugeva jooksu allapoole, siis ikkagi see trend hakkab üles edasi minema. Et mingil hetkel kindlasti, et see korrektsioon ei jää siia kestma. Aga ma ei usu, et see korrektsioon veel läbi on. Et ma arvan, et tavaliselt need korrektsioonid kestavad
70% kauem kui siis need impulsid. Et see osa siin ei ole isegi kestnud isegi nii kaua, kui see kogu impulss on. Et see on tõenäoline, et see ei ole läbi. Aga pikemas perspektiivis ilma võimenduseta on kindlasti investeerida mõttekas. Aga see ei ole finantsnõustamine, nii et soovitan igaühel teha nii-öelda oma uurimus ja siis selle põhjal otsustada, et ma lihtsalt annan oma arvamust edasi. Et see on siis tegu kullaga. Vaatan, palju meil aega on. Meil on 15 minutit aega. Ma tahan krüptodeni ka jõuda, et ma lähen läbi siis hõbe. Okei. No jällegi me nägime väga tugevat hõbeda nii-öelda. See on nagu enneolematu. See sama hõbeda liikumine siin ma lähen siis. Hõbe on väga huvitav tegelikult, ka jällegi väga võimas, et samamoodi, hõbe ei ole, kas hõbedal nüüd on, hõbedal on see märksa kauem kestnud see, et kas hõbedal on siis tegemist, ütleme, et impulss on ja kas see võib olla siin siis täiskorrektsioon siia alla välja kuidagi moodi. See väga näeb välja nagu krüptode altcoinid nii-öelda, mis lihtsalt tegid oma impulsi siis aastaid nii-öelda lihtsalt läksid allapoole, kuni viimaks siis selle koroona ajal toimus siis siin see viimane allaminek, siis siin on ka selgelt näha, et meil on tegemist siis sellise korrektsiooniga siin on niisugune mingi keerukamad asjad ja viimane siis siit alla, et kas siin on siis A, B, C, siin A, B, võib-olla C üles on. Et siin on näiteks uue trendi algus, et siin lõppes see langus ära ja siin algas A ja B-ga ja C-ga üleseminek. Teeme selle asja natukene selgemaks. Et trendid just vahest algavad niimoodi, et toimub siis A, B, C kõigepealt liikumine. See on kõige tavalisem liikumine, et börsidel on ka A, B, C. Et see on põhimõtteliselt, ütleme, klassikaliselt näeb siis välja siukene. Impulss, korrektsioon, impulss. See on kõige klassikaline liikumine. Reaalselt ta näeb tihti palju keerukam välja, et C-lained on just sellised väga agressiivsed liikumised ülesse. Et just need või alla. Need on mõlemad. See paistab C-laine siin, et see paistab C-laine. Et see ilmselt lõpetas siis selle B-laine ja siis tuli see üksik C-laine otsa, et siia saab jällegi mõõdistada siit alt kinni ja mõõdistan siia Fibolt peale. Ja vaatame siis, mis selle ABC vastu toimub, siis siit hakkas selle vastukorrektsioon, et mis siis omakorda võiks olla teine laine ja mis alustada siis uut tõusutrendi hõbeda puhul samuti. Et jällegi vaatan seda, see 50% siin. Ja muidugi see ei pruugi üldsegi nii alla minna hõbeda puhul, see 38,2% ka siin, et siin me saime päris hea sellise, nagu näete, kohe selle taseme juures toimus nii-öelda ostjate jõud siin on näha, et see on toetustase, ostjate jõud paistab olevat ka korrektsioon, A on ju, B, siin on ütleme, et mingi viielaineline C alla on ju, A, B, C alla olemas. Et väga suur tõenäosus, kui see paistab muidugi natuke lühike paistab, natuke vähe aega on kestnud, aga vahest on niimoodi, et see ei tähenda, et see võiks olla lõppenud. Et siit läheme siis järgmist ülesse liikumist. No see annaks tegelikult kinnitust ka sellele, et dollar näiteks on alla liikumas tugevalt, et toimub nii-öelda tugev ülestrend. Et jällegi lähipäevadel aega, ütleme, et kui strateegiat vaadates, siis nii kui toimub mingisugune impulss on ja saad selle korrektsiooni siia mingisuguse lipu on ja järgmise lipu saad konformatsioon on ja saad üles edasi liikuda. Et siin on tegelikult väga jällegi väga hea ostukoht näiteks. Mina näen, et kui ta ei lähe allapoole, et siis vabalt oma riski siia alla ära panna ja siit oodata siis tõusu. Et
niimoodi see asi käib. Okei, hõbedaga, no põhimõtteliselt kuld ja hõbe, kõik tegelikult liiguvad ühtedes kokku üldiselt niimoodi ühes suunas. Okei, lähme indeksite juurde, siis 10 minutit on aega. Ma räägin ühest indeksist. Räägime siis selle Dow Jones industriaalindeks, nii-öelda tööstus. No loogiliselt võttes see ei saaks ju tegelikult, näitajate järgi öelda, et majandusnäitajate järgi, tarbimise järgi tegelikult ju nõudlus ei ole ju suur, no ikkagi süüa on ikka inimestel vaja tegelikult ja tarbida, et selles mõttes nõudlus ikkagi on. Ja kindlasti need firmad lähevad läbi teatud uuenduste, et elus püsida. Aga jällegi siin, vaatame suurt pilti. Vaatame väga suurt pilti. Mul on küsimus iseendale, et kas, et loen liiga keeruline, et kui me vaatame nii-öelda 5-lainelist liikumist, et siin on üpris kindlalt meil väita, et tegemist on siis lõppenud korrektsiooniga, mis võiks olla teine laine. Siin on siis nii-öelda tegemist 3. lainega, mis on nii-öelda nähtavasti väga impulsiivne ja trendikas, siis kas see on juba 4. laine? Sest see viimane koroona allaliikumine võis anda küll selle C-liikumise. Ja jällegi on see hea indikaator, et seoses siis selle dollari kukkumisega, et kas võiks olla niimoodi, et see dollar kukub ja ka siin on algamas uus trend. Siis ehk siis kogu selle liikumise viimane 5. tsükkel. Ehk siis kui meil on 1, 2, 3, siin on siis jällegi see nii-öelda expanded flat või running flat, kus siis A-laine on siin, A, B, C, B-laine jookseb siia üles ja terav C alla. Siis lõpetab selle 4. laine ja siis tuleb siis viimane 5. laine. See 5. laine ei tohiks olla pikem kui 3, sest 3. laine ei tohi olla kunagi kõige lühem. See on Ellioti laine reegel. 3. ei saa olla kunagi kõige lühem. Et siin on erinevad variandid, kuhu see 5 võiks minna, aga vaatame see sisse, mismoodi see võiks lahti rullida. Siin on erinevad variante, mis praegu toimub. Kas meil on tegemist 1, seesama nii-öelda running flat ehk jooksev lapik, A, B, C, 2 ja hakkab 5. 3. laine, mis kindlasti võiks meil viia väga ruttu ja väga palju kõrgemale. Või see on jällegi, meil on vaja rohkem informatsiooni, et aru saada, et ütleme, kui me murrame selle tipu juba ära ja saame mingisuguse kiilu või selle lipu kuskile, siis see on konfirmatsioon, et meil on tegemist 3. laine või 2. lainega, et on aeg osta. Fakt on see, et see turg on nii-öelda ikkagi tõusutrendis. Või on meil alles tegemist selle 5. laine 1. lainega. Ehk meil on nii-öelda, see tundus mulle ka üsna reaalne, et siin on 1, 2, 3, siin toimub praegusel hetkel 4 nendes piirides. Ütleme, et siis, kas me saame siin mingi kolmõrgaga asja, me saame siia 5. ja siis meil tuleb selle otsa 2. laine korrektsioon. Mingisugune pikemat aega, mis käib siia, mis teeb siis selle ABC, ükskõik mis vormis, siis see võib olla jällegi erinevates vormides. Ja alles siis me näiteks liigume üles edasi. Et jällegi lihtsalt tuleb vaadata, mis informatsiooni me edasi saame. Praegu ma vaataks ikkagi nii kaua, kui me seda taset siit alla ei murra, nii kaua ma vaataks neid. Siin on näha juba tegelikult siit taseme pealt on tugev ostmine toimunud. Vaataks, me saan volüümiga sisse tuua. Ma ei näe volüümi. Siin graafikul volüümi ei näita. Okei. Igal juhul jah, et siit on juba näha, et see toetustasemene on praegu pidanud, et kõik, kes võib-olla tugevalt müüa üritavad, et on praegu lõksus.
et jällegi vaatame, läheme natuke sissepoole. No see nädal annab meile nagu vastuse, et kui me saame siit, no see korrektsioon võib alles kesta nii-öelda, et siin võib olla pikem nii-öelda külgliikumine. Noh, ütleme niimoodi, et päevakauplejatel oleks siin kindlasti palju, noh, ma toon, siin on hea koht teha väikene õpetus, et jälgida, ütleme, et kui sa oled nii-öelda päevakaupleja, siis sa vaatad erinevaid formatsioone, mis tekivad nende nii-öelda külgliikumiste sees, et sa saad nagu neid lühiajalisi kauplemisi teha. Et praegu on meil siis antud on meil siis siia liikumine, siin paistab korrektsioon, et jällegi paistab ABC. Et ma toon see ühe nii-öelda kujundi ära. Ma toon selle kujundi ära, vaatame, ma mõõdistan ära selle tipust, selle esimese impulsi alla ja tippu tagasi. No siin on ilmselgelt näha, et see hind on tulnud allapoole sellest, ma toon ühe märgi siia veel sisse, ühe mõõtkava 1.4.1.4. Et meil on selline formatsioon nagu Jaipur pattern. Et see näeb selline välja, hind tuleb esimese impulsi alla, teeb nii-öelda tagasitõmbe ja siis reegli järgi tuleb allapoole sellest A-punktist kuskile siia 1.27 ja 1.4.1.4 vahele. No reeglina see 1.27 ja siis läheb üles 7.86. Et siin kohas näiteks, kui hind jõuab siia üles, et siis on tõenäosus näha kuskil mingisugust nii-öelda jookseb siia üles, et siin on, võib näha siis mingisugust tagasitõmmet. Et see on selline lihtsalt väike näide teile, milliseid formatsioone võib siin turul nii-öelda tekkida. Okei. Vaatame krüptoga üle. Nii, krüpto peale ka. Ainult 5 minutit. 5 minutit veel, ma võib-olla lasen 5 minutit üle, sest ma alustasime natuke hiljem. Nii, krüpto. Bitcoini domineerimine. Et siin on huvitavalt näha, kuidas, vaatame suuremat pilti, et kuidas Bitcoini domineerimine on siis, et see graafik näitab siis, kas Bitcoin tõuseb altcoinide suhtes või langeb. Et ma alguses tegelikult arvasin, et siin on Bitcoinil on nagu nii-öelda, ennem kui me seda trendijoont murdsime, ma arvasin, et siit on veel üles minna. Bitcoin võtab nagu võimust, aga tuleb välja, et antud hetkel meil on toimunud hoopis mingisugune pikem nii-öelda korrektsioon siin, mis praegusel hetkel on jällegi võib-olla, et Bitcoin hakkab tõusma altcoinide suhtes. Aga võib ka olla, et meil on siin alanud mingisugune alla trend 1-2 ja meil on mingi tugev alla liikumine tulemas. Bitcoin kaotab nii-öelda väärtust altcoinide suhtes. Mitte kõikide altcoinide suhtes. Kindlasti ma ei arva, et iga viimane, kui altcoin teeb mingisuguse meeletu protsendi, aga võib-olla need, millel on nii-öelda fundamentaalselt tugev põhi. Et Bitcoin ise siis, siin on jällegi variandid. Et see sama impulss, mis meil Bitcoinil siin 2017 lõpuks valmis sai, et kas see korrektsioon oli kõik ja tegemist on uue siis tõusutrendiga või meil on tegemist näiteks millegi hoopis sellisega, mis siin tuleb. Et meil on A, siis tuleb siit B-laine ja näiteks C alla. See variant on täiesti laual, et see võib olla üllatus. Ja siis lõpuks läheb üles, et mis toimub siis väga-väga nii-öelda pikem aja pärast. Et see variant on nii-öelda laual. No ütleme nii, et investorina ja kauplejana peab arvestama erinevate variantidega. Lühiajaliselt me lihtsalt vaatame järgmisi võimalikud targeteid. No kindlasti siin on selgelt näha korrektsiooni. Seda näeb iga selline kogenud kaupleja. Impulss, nii-öelda korrektsiooni lipp on ja siin peaks olema siis nagu teine impulss. Kui kõrgele ta läheb, kui palju ta lahti argneb, kas on tegemist teise lainega siin
ja me läheme tugevalt ülesse poole, mida ma tegelikult usun, et on üsna tõenäoline. Sellepärast, et vaadates seda neid ülejäänud graafikuid, siis nii-öelda krüpto ja Bitcoin on teinud tegelikult kõige nii-öelda, on tegelikult outperforminud need teised nii-öelda instrumendid. Ja teiseks, meil on nädala graafik, siin on 21 nädala liikumise keskmine, ja nagu näha, siis on siit väga ilusti toetustase leitud, et Bitcoin on tulnud siit ülesse, murdunud läbi sellest, nii-öelda paisanud sellest kaugele välja ja nüüd tagasi tulnud siia peale, et see on jällegi tegelikult väga nagu nii pullis märk, et alanud võib olla nii-öelda uus tõusutrend. Et kõikide märkide järgi, mis praegu on tegelikult, paistab see pilt üpris positiivne hinna suhtes. Et me võime, see 50 000 Bitcoin ei tohiks olla nii-öelda probleem. Ethereum, jällegi enamus krüptosid, see näeb, ütleme, et see näeb rohkem nagu see hõbe välja, et jällegi küsimus, et kas siin on siis see täiskorrektsioon toimunud, uus trend algas siin on ja nagu hõbedal oli samamoodi. Siin all oli mingisugune ABC on ja ma kustutan need asjad ära, tahan lihtsalt näidata. A, B, C on ja see võiks siis olla nagu trendi algus 1 ja siis siit alla A, B, C, 2 ja siis üles edasi on. Kas see 2 on juba siin valmis? No ma olen näinud sellist asja, et tegelikult need 2 tulebki väga niisugune kiire ja lihtsalt siksak ära ja siis tuleb pikk tõusu nagu selline jooks. Et siin võib olla valmis selleks, et üsna pea hakkab pilt näidab seda, et üsna pea võib hakata päris korralik nii-öelda jooks pihtana. Ja muidugi on võimalik ka neid märklaudu nii-öelda siin valmis panna, et nii-öelda sihte prognoosida, et ma mõõdan selle sama tööriistakella siit alt punktist siia üles tippu, fikseerin ära ja vaatan siis, mis tasemed meil näiteks siin on, ütleme, et me räägime Ethereumist, et siis on kohe tasemed uuesti peale. Nii, et kuhu Ethereum võiks minna? No ma kindlasti tahaks uskuda, et see all-time high, mis siin on, et see murtaks ära, et ütleme, et krüptode puhul nagu need kaugemad tasemed on tegelikult suht reaalsed. Et see oleks nagu selline, ütleme, see kõige kaugem target minu jaoks. Ethereum 3000. Täiesti reaalne. Ütleme, et see võiks olla nagu üsna nii-öelda garanteeritud. Ta ei ole garanteeritud, miski pole garanteeritud, aga selle ta võiks nagu kätte saada. Et siin võiks esimene vastupanu leidma, 1800. Et eks aeg näitab. Et see, siin on näha, kuidas need krüptod jooksevad, et nad üpris tugevalt niimoodi, kui nad jooksma hakkavad, siis tegelikult neil on see volatiilsus on nagu meeletu, et nad lähevad lihtsalt päevaga võivad minna sul seal, see on 400 pealt on ju, läheb seal 750 peale ühe päevaga, on ju, et siis mõelge ise, mis võim siin tegelikult taga võib olla. Et kindlasti väga head instrumendid hoidmiseks bull market ajal, et väga tugev nii-öelda kasumipotentsiaal. Ja sama lugu siis on, siin on näiteks neod on ju, põhimõtteliselt see pilt on kõigil nii-öelda suhteliselt sama, et siin ei ole mõtet nagu eraldi hakata rohkem rääkima, et samamoodi A on ju, A, B, C on ju, B, siin võib olla C on ju, ja siis mingisugune, see on esimene laine on ju, ja siis teine laine. Et natukene teistmoodi on see pilt, aga põhimõte on nendel kõigil sama. XRP sama lugu, XRP-s ka üle, kust on asjad ära. XRP siis on ju. Jällegi natuke teistmoodi on. Ta on natuke underperforming nii-öelda. XRP ei paista nagu nii tugev, aga selles mõttes, et ta on alati üllatanud, et need meeletud pambid, vaadake seda, mis siin on. Et suht kiiresti pead tegutsema, et siit oma nii-öelda kasum välja võtta, et mis mul on nädalagraafi 1, 2, 3, 4 nädalat meeletut jooksu. Järgmise 4 nädalaga me oleme siin all tagasi.
Aga see on XRP, see market cap. Vaatan, kas mul on XRP. Nii, mul on mõned minutid veel aega. Kas ma olen endiselt kuulda? Kontrollin. Nii. Midagi kuulsin. Ma loodan, et see info on teieni jõudnud, et midagi ära katke, sest internet võib-olla, ma ei tea, kui hea see on. Okei. No XRP jälle, no see sama graafik on. Ma lähen siis. Et ma algul arvasin seda, et tegemist on siin nii-öelda üks, et meil algas mingi trend, siin on 2 ja siis me liigume 3. lainesse. Aga kuna see korrektsioon siin lõikas sisse selle tipusesse, siis see ei saa olla teine laine, sest see läheks reeglitega vastu olla. Nagu. Et siin saab olla ABC ainult selles suhtes. Tegemist saab olla ABC kujundiga. A, B ja C on ju. Ja siis siit alla on ABC. Noh, kuidas iganes ärme siia väga detaili lähme, on ju. Mida saame teha, kasutame Fibonacci't 50%, täpselt 50% peal, mis on siis teise laine kõige nii-öelda tõenäolisem põrkekoht. Et jällegi, kas see nüüd see on siit läbi või tuleb siit veel nii-öelda veel külgsuunas liikumist üles alla, et B ja veel C alla, seda täpselt ei oska öelda. Eks aeg näitab, aga see tase kindlasti on hea tase nii-öelda longi minemiseks. Ja XRP link, lingil oli siis Chainlink, väga tugev bullrun $20 ja ilusti selline väga terav korrektsioon, et jällegi see kuidagi, eks nüüd, kas see on Aasias on ju, me võime siit saada igasugused running flatid on ju ja siis üles edasi. See on igast variante, mis siit tulla võib, et kui teised hakkavad jooksma, siis võib see link ka jooksma, et samas võib see joosta siia tipuni on ju, siis teha siit midagi alla, teha flati on ju, no me ei tea ühesõnaga, või on see juba korrektsioon valmis siin, mida ma kahtlen. Et jällegi ootame rohkem infot igal juhul lühiajaliselt. Võtame niimoodi, et vaatame viimast informatsiooni, mis meil on. Viimane informatsioon. Impulss. Fakt on see, et meil on mingisugune risk. Toimumas on siis konsolideerumine. See on selgelt nii-öelda tõusu märk. Et jällegi võiks olla nii-öelda hea koht sisenemiseks. Oodates, et hind tõuseb tulevikus. Et jällegi, kuidas kellelegi strateegia. Aga ma rohkem edasi ei hakkakski minema, et aeg on juba sealmaal, et peab lõpetama. Et kas on tekkinud mõned küsimused või soovib keegi mingit konkreetset instrumenti, mida ta tahaks, et vaadata üle. Praegu on see võimalus.